Ja tervist! Sierra X-Ray 5 Victori lugu, kuidas see meil siis üldse algas ja mis me tegime. Proovime selle siis kokku võtta kuidagi. Mõte sinna Kossi saare peale minna tekkis üldse juba mitu aastat tagasi. Mul on üks kolleeg, Šveitsi kolleeg, vanemad ühesõnaga omavad seal omasid. Seal ühte rattaäri rannas ja siis juba ammu sai räägitud, et seal nagu pinda on ja saab tasuta ööbida ja traate ja antenne vedada ja pole mingit probleemi. Oma keskis olime seda arutanud ja seedinud, aga siis tuli Covidi aeg peale, jäi see kõik soiku. Olime juba ära unustanud selle teema üldse peaaegu. Elu läks uuesti käima ja siis Davis teavitas üks päev, et ta leidis hea hinnaga piletid ja ostis oma perele kõik piletid ära nagu selleks kuupäevaks, millal see Jota Contest siis on. Ja siis hakkasime otsast pihta uurima seda, aga räägin sellest ka natukene hiljem veel. Et kus see Kossi saar siis asub üldse on Dodekanese nende saarte grupis Kreekas, Aegeni meres, siis Vahemere osas. Egeuse meres. Või Egeuse, kuidas see eesti keeles öeldakse. Ja asub ta siis siin hästi Türgi piiri ligidal. Ta see näitas ka kuidagi külje pealt. Üleval, suunas. Keskel üleval. Jah, nii. Et hästi sükene turistikas saar, kus turistid igale poole käivad, on Rhodos ja tollel hetkel, kui meil oli täpselt kuuma laine 40 kraadi, siis seal olid kõik need tulekahjud ja värgid. Ja meie reisi sihtkoht ei olnud üldse sealt mitte kaugel. Olime siis siin. Siit on näha ka veel see suuruste vahe, et ta on siis nagu, Koss on siis siin. On tükk maad väiksem kui see Rhodos. Et kui nüüd pindalalt mõõta, siis Koss on umbes kaks korda väiksem kui meie Hiiumaa. Nii et hästi pisike saar, 11 kilomeetrit ühtepidi lai ja 42 kilti on siis ta pikkupidi. Muuhust on ta vist suurem ikka natukene või sinna samasse auku ilmselt. On siis Kossi saar näeb välja selline ja meie sihtkoht oli umbes kuskil siin. Seal igasugused kaardid ja teed lõppesid otsa, nii et seal seiklesime tükk aega esimesel päeval ringi, et oma õiget villat üles leida. Kõrgus merevilas? Hea küsimus. Üsna madal oli selles mõttes, päris vee ligidal. Alla mere tasapinna ei olnud. Pilte näed siis? Ja siis distants, siis meie 3 Victori lokaatorist KO29 kilo Delta, meie uude kohta KM36 Papa Victor, 2480 kilomeetrit, otse lõunasse praktiliselt 174 kraadi. See nüüd siis see list, kui me hakkasime seda litsentsi ajama, et kuidas sinna nagu üldse kutsungit ja kõike seda saada, sest et piletid olid juba olemas, et nüüd pidi asjaga nagu päriselt tegelema hakkama. Siis kõigepealt ei saanud ma mitte kuskilt nendest ametlikest kanalitest, nende sideministeeriumist ja mis iganes ühingud seal on, mitte mingisugust vastust, helistasin igale poole, ootasin jälle kuu aega, 1,5, ei midagi. Siis pöördusin Kreeka raadioamatööride liidu poole, seal siis eesotsas Takis asepresidendina Sierra Victor 2, Foxtrot Whisky Victor ja Manos oli Sierra Victor 1, India Whisky. Tulid siis meile appi, seletasid, et klubidele ja seal üldse niimoodi kutsungeid nagu ei saagi, et me saame töötada murruvalt enda siis kutsungiga, ehk siis Sierra Victor 5 murd ja meie Eesti kutsung. See meile nagu väga palju ei erutanud ja huvi ei pakkunud ja siis uurisime ja vahetasime infot, et kuidas me ikka siis selle nagu erikutsungi saaks ja mis need tingimused on. Siis nad olid nõus siis niimoodi, et nemad siis esindavad meid, siis nende riiklikes struktuurides tellivad või esitavad siis aplikatsiooni siis nagu meie nimel, aga meie siis pidime kõik need, mis siin nüüd kirjas on, tingimused täitma.
ja seal oli tohutult dokumente vaja seoses sellega, et kuna see Kossi saar on militaartsoonis ja asub hästi ligidal Türgi piirile ja suhted nendel türklastega ei ole kõige nagu soojemad. Et seetõttu, kuna me militaaritsoonis tahame nagu aktiveerida mingit raadioasja, siis pidime hakkama otsast pihta nagu kõikide nende asjadega. Kõikide meie liikmete passi või ID-kaardi koopiad, siis hakkas välja tulema, kellel oli pass läbi, kellel ID-kaardi kesti, kellel oli üldse kadunud ja siis meil võttis see protsess aega, et kogu oma meeskonnal siis ja pered ja lapsed ja kõik, kes me sinna tulid, et siis saada kõigepealt oma dokumendid korda. Siis kõik, kes opereerima pidid hakkama selle erikutsungiga, siis meie siis nii-öelda Eesti kutsungid kehtivad CEPTi tunnistuste ja nende, mis vastavad kõikidele nendele CEPTi nõuetele. Jälle sama lugu, kellel oli kutsung aegunud, kellel oli, mis oli, ja läksime uuele ringile järgmiste dokumentidega. Nii saime siis oli meil esimest korda siis see aasta, kus kõigil on kutsungid kehtivad ja Eesti kutsungid on ka korras. Kvalifikatsioonitunnistused, nii, ja siis see neljas punkt, jah. Et kirjalik luba siis hotelli mänedžerilt või juhatuselt või maja või maaomanikult, et kus me siis nagu täpselt lähme, mis on see aadress, allkirjastatud dokument tagasi ja tempeldatud ja mida iganes veel, et päriselt me tohime sinna minna ja nad on teadlikud, mis me seal teeme ja kõik jutud. Nii, meil poolt siis veel isegi teada, kus me üldse lähme, sest et siis oli see koht, jah, ma siis uurisin oma kolleegilt, et vot äkki nüüd see aasta tahaks siis minna, et kas teie on see maja veel seal alles ja kuidas on. Ja siis selgus, et et seal COVID ajal, et tal vanemad läksid pensionile, nad müüsid kogu selle businessi seal maha. Et ühesõnaga siis ei olnud meil ei aadressi, ei maja ega midagi, aga lennukipiletid olid. Nii, siis hakkasime otsima lõpuks, kuna meil nii hiljaks olime jäänud, siis hinnad olid ikka röögatud, kui kuskile hotelli või sellisesse kohta üldse tahta nagu minna. Hakkasime siis kamba peale otsima mingit sükest suuremat maja või villad, kus saaks nagu kõik inimesed nagu ära mahutada korralikult. Ja leidsime Airbnb kaudu ühe toreda villa, mille summa ei olnud ka kõige odavam, aga kui kamba peale ära jagada, siis oli täitsa okei. Ja selle omanikuga rääkides ja ära seletades, et kes me niisugused oleme ja mis me seal teha tahame üldse ja selle peale oli ta väga okei ja kirjutas kõik paberid alla ja ütles, et võime teha, mis tahame, antenne panna, kuhu soovime, et peaasi, et midagi ära ei lõhu, et siis on nagu pahandus. Et kui muru ja maja jääb püsti, siis on hästi. Et saime selle dokumendiga korda jälle, paar nädalat läks. Prefektuur, ehk siis see Prefektuur of West Athens in Peristeri, see on ühesõnaga nende siis TTJA või midagi taolist siis Kreekas ühesõnaga, kuhu me pidime siis aplikatsiooni esitama. Tegime need kirjad siis ka ära ja mainisime, et siis RAG, ehk siis Kreeka amatööride ühing on siis nagu meie selja taga ja toetavad meid selles asjas ja on ühesõnaga kõik, mis vaja, aitavad meil teha. Siis oli vaja täpselt need kuupäevad, millal me siis lähme ja kõik need asukohad. Ja kutsung esialgu meile pakuti, jah, see on Sierra Whiskey 5 Victor, mis meile siis esialgu pakuti, aga nende, kuna nende prefiks on ka Sierra X-Ray, mida antakse välja ainult, üldiselt on see nendel lennukitel, selle lennunduse süsteemis, ja erikutsungid. Kuna me niikuinii erikutsungid taotlesime, siis me tegimegi 2 aplikatsiooni, et üks läks selle Sierra Whiskey 5-ga ja sinna suure märkusena juurde, et kui vähegi võimalik, siis me väga sooviksime saada Sierra X-Ray prefixit ja 5 Victor, siis 5 on siis regioon ja Victor meie initsiaalid. Ja lõpuks siis jah, see SX5V läks siis läbi ja saime siis selle. Ja lõpuks, kui kogu see paberimajandus siis nagu liikuma sai, siis nädal enne ei olnud meil veel seda litsentsi käes, nii et ei teadnud kas ja mis, aga minemas me juba olime
ja nii ta läks. Ja kuna me ei teadnud, et kas me siis saame kutsungi või ei saa või mis siis sellest üritusest ikka saab, siis oli suur tegemine ka, et me ei teadnud, kui palju me siis seda võimsust seal tohime kasutada, kas me saame kilovatti või jääb see 100 vatti või mingi muu number seal vahel, et siis me ei teadnud palju, kas me võtame võimendid kaasa, ehk siis kõik see logistika, tehnika ja selle raames me ei osanud midagi teada kokku pakkida. Nii et see ka meil viimase minuti peale, mistõttu me siis pidime vedama kaasa kõik lennukiga. Ja kuna võimsus jäi 500 vatti, siis me lõpuks siis tegimegi low powerit, aga see oli seal väga, väga okei. Ja 30 € maksime siis nendele mingid siis teenustasu sellele raagile nii-öelda. Selline oli siis see kreekakeelne siis selle maja omaniku kinnitusis, et siis sellised tüübid tulevad siis sinna tegema ja nendel kuupäevadel ja allkirjad ja templid ja siis selle saatsime tagasi. Nii, nüüd natukene põnevamat värki ka. Siin oleme nüüd siis lennujaamas. See on küll tagasi tulles, sest et me minemises olime nii viimasel minutil ähmi täis ja seal on ka lennujaamas oleks pikk jutt rääkida, vaatame kui jõuame. Siis meil vist seal väga pilte polegi Tallinnast. See on siis juba nüüd nagu tagasituleku pilt. Kutsungid oligi tagurpidi kirjutatud. See Sveni telefoniga sai vist niipidi, ta tegi selfit ja ma ei tea, miks see selfie pöörab kõik pilt ringi ja ma ei ole seda täispidi pööranud. Ühesõnaga, Sven tahtis, et see pilt oleks niipidi. Kui me kogu meie tehnika siis kokku pakitud, siis me võtsime kaasa kokku 250 kilo saime siis kola. Need on ainult siis kohvrid, lisaks olid veel 2 suurt komplekti meie mastitorusid. Kaaluga ka kumbki ligi 32 kilo. Nii et kõik see kokku oli mõnus tassimine. Ja siin me siis minemas oleme. See on siis nüüd ümberistumine Ateenas. See on siis nüüd siis Kossi lennuki peale minek. Särkide trükkimisega läks ka kiireks. Jaa, just täpselt, me ei teadnud, mis kutsung tuleb, et meil oli kõik nagu, disain oli valmis, sest me oleme nagu ennem siin Eestis 3B sama disaini kasutanud. Jah, aga kokkutulek oligi umbes enam-vähem circa nädal ennem. Tähendab, meil oli kinnitatud, et jah, me selle kutsungi saame. See juhtus mingisugune nädal-paar ennem. Nii et napilt enne kokkutulekut me saime kinnituse, et jah, see tuleb, me saame, kõik on. Aga reaalselt siis need litsensifailid jõudsid ikkagi üsna mingid päevad ainult ennem. Siis meil Kossi lennujaamas jõudsime siin kõike, meid ei ole pildi peal, aga suurem osa on. Ja see on siis üks vaade ühest Kossi saare otsast, mis on Paradise Beach, kui ma ei eksi, ka hästi ilus koht ja terve see saare ümberringi vaated on kõik sellised väga, väga lummavad. Natuke andmeid ka. Rahvastikku on selles 37 000 inimest circa. Pindala 295 ruutkilomeetrit, pikkuslaius enne mütsin ka. Üks vaade siis sealt rannast päikseloojangu all. See vaade on ka vist meie sellest, on meie villast, eks ju, jah. Ja rannamõnudes siis vaatasime, et väga võtame ühed värskendavad joogid sealt ja ennäe, A. Le Coq. Ja seda me panime siis tähele, kui me juba neid niimoodi nautima hakkasime ja siis tekkis nagu tunne, et kas me läksime nagu üldse kuskile või ei läinudki. Ikka kodus veel. Ja selline siis oli meie see villakene seal. Väga mõnus, oli niimoodi mäe otsas seal kõrgemal. Ja kuna sellel kuuma perioodil, kus oli tavaliselt keskmine oli kuskil 31-2 kraadi, peaks seal juulis olema niisugune normaalne, siis meil tollel hetkel sattus täpselt see 40 kraadi ja 42 vist oli isegi seal mõni päev näitas. Aga selle efekt oli see,
et õhtul hilja ja öösel oli nagu ülimõnus, ülitsill olla õues ja minna meie õuebasseini, mis meil seal ka oli, kus veest välja tuled, sul ei ole mingit külmajudinat, see oli nii täpselt ideaalne temperatuur ei olnud, ei palav, ei külm, et see oli väga, väga mõnus, nii et me väga nautisime seda. Siis kogu meie operaatorite punt siis meie selle õue peal taga on püsti siis 40 meetrit ground plane vertikaal. See on mingi vahepealsetel päevadel tehtud, meil kõik antenne ei olegi vist püsti seal. See vertikaal oli üks esimese asju, mis me panime seal ja siis oli veel mingi Enfed. Jah, see rippus seal. Enfed antenn oli seal veel pärast, millega me siis esialgu kuulasime. Et kuna me ei läinud sinna konkreetselt otse nagu võistlema, vaid me läksimegi niimoodi 50-50 perede puhkus ja turisti mängimine ja ringi hulkumine ja siis selle juures siis proovisime natukene siis seda amatööri asja ka teha. Lapsed ja siis kogu meie tiim siis. Ja kasse oli seal uskumatult palju, terve see saar oli kasse täis, me vahepeal tegime nalja, et siin, kes oli nagu seal naksitrallides oli see, sest iga sammu taga oli mingi kass ja osad on seal kodustatud, osad on vist hulkuvad ja ma ei teagi, mis süsteem seal nende kõigega oli. Nii et neid oli seal tõesti nagu palju. Iga kaabli trumli peal nad mõnusasti magasid. Ja siis see nüüd ühe video algus, mis on siis selle mitte oliivipuud, vaid Aive, mis see Spideri antenn oli, mis puud need seal olid need? Laimipuud, jaa. Laimipuud aias siis oli meil see antenn ja seal on siis ka igal pool on üks kass. Teine kass. Seal on vist kasse rohkem kui inimesi. Ilmselt küll, jah. See oleks meid ühe rea juurde panema, et kasside populatsioon, et palju see on huvitav, et seda nagu ei tea. Siin on ja siin on veel kallist sellest. See on kuskil. Ja väga mõnusasti magasid seal kogu aeg. Siin on Rao vist äkki paneb, asjatab selle vertikaali antenniga. Ja sükene madal, ma ei oskagi öelda, mingi võsad või puud, mis seal ümberringi olid, nii et me siis, ja see oli kõik selle maja omaniku maa seal ümberringi, või tema vennaga seal kahe peale või kuidas iganes, nii et me saime loa sinna ka oma kaableid ja traate vedada, nii et kuskil seal mingis suunas, kahes suunas panime 2 peverit, ka veel vedasime lahti ja need olid päris kasulikud, sest seal oli ikkagi kohaliku müra, mis lõpuks tuli vist ikkagi majast ilmselt meil endalt. Aga tegi meie kuulamise madalatel bändidel paremaks. See on kohalik koer, koeri oli seal vähem, julgen öelda. Rosie oli äkki tema nimi, taustal käivad seal suured tööd. Kolp peab ka ikka sooja saama vähemalt korra. Klaus. Ja öösel, kes see ikka magab. Et see on siis Spideri, see on pööraja aluse tegemine, seda me ei hakanud Eestis kaasa võtma. Peremehel oli mingi vana lauahunnik seal kuskil ja garaaž oli tööristu täis ja ütles, et tehke mis tahate ja pange pärast tagasi ja et saime seal leiutada. Ja püsti sai ta siis selline lõpuks. Ja veel garaažis mõtisklemine, mis see Keiu teeb seal. Klaus mäletab. No, eks me teda seal koostasime, aga selle Spideriga näeb asi nagu kuidagi liiga hea välja, et kuna meil väike üllatus oli ka, et siis me vist vähemalt ühe korra võtsime ta alla. Spideri see trafo oli läbi, jah? Jah. Nii et sellega me jändasime seal tükk aega, me saime mitu korda seda üles alla võtta, enne kui selgus sai, milles asi oli. Ja siis sai improviseeritud üks, meil oli 10 meetri vertikal kaasas, siis sai tehtud üks puust mast veel ja sellel üks maja otsa püsti ja sellega vist saigi kõige esimese side üldse tehtud SX5V-ga, oli mingi leedukas telegraafi otsa.
on õhtune vaade ka meie aiast sealt, nüüd niimoodi kogu see Kossi linn oli siis seal nagu allpool ja me olime nagu täitsa eraldi seal üleval mäe otsas. Sven, mingid antennid küljes juba, siis üks sidelõik. Hui, Sierra Victor 5 murdes 3 tüüne Iivari. Jaa, no nii, siin on ka kohale jõudnud, õhtusse. Tere, Mart, ilusti kõvasti tuled 5-9. Jaa, tuled ka kuni 5-9. No jah, võrreldes seega mul on jõudu rohkem, kilovatt ja 4 elementi pulti peal jäi. Roger, sul meie seisukord on teada arvatavasti. X-kuuga. Jah. Jaan. Jaa, ma kuulen hästi, 5-9 on kätte saadud, teeme selle klubikutsungi side ka ära. S1, X6, siin on Sierra X-Ray 5 Victor, Sierra X-Ray 5 Victoria. No nii, see ei jäänud peale, aga meil vist need videosid on veel see taga, kui jõuab. Siin on vist juba contest mode'is tegemine, nii et meil oligi, läksime siis multi 2 klassis välja, ehk siis üks jaam, ehk siis me olime korraga 2 jaamaga kogu aeg CQ peal runnis ühesõnaga ja üks jaam oli kogu aeg telegraafis, see oli see FT1000 ja teine siis FT5000 oli siis Fone jaoks. Ja senina siis lapsed said aga muud kui ullata igal pool, igav neil ei hakanud. Jäätisest ei saanud kunagi küll, seda mahtus alati veel. See on siis meie siis lõpptulemus seal contestis, mis me siis niimoodi rahulikult tegime, jäi siis selline ja takkajärgi siis võiks öelda, et oleks võinud natukene punnitada juurde, sest me jäime omas klassis siis napilt 4. ja see sidevahe oli ainult 100 sidet vist. Me kokku tegime circa siis 2000 sidet. Ai, oota, mis see siis on üldse? 2000, ma olen mingi vahepealse. Ei, jah, siin on jah, telegraaf ja Fone on siin eraldi, eks ju. Kokku 2075 on viimane side. RR oleks kaasas olnud, oleks 4000. Jah, RR läheb üksi, teeb 4000. Aga jah, meie tegelesime puhkamisega ka vahepeal, nii et niimoodi oli. Ja see meie see sertifikaat, siis, mille siis saime sealt lõpukust. Contesti hetkel siis ühendus meiega oli Sierra Victor 5, Alfa Zulu Romeo Dino, tema siin. Davis korraldas meil seal õhtusööki, üks kass on tulnud jälle sinna. Ja tema on ainukene, ongi päris ainukene Kossi saare nii-öelda litsensiga raadioamatöör. Tegutsev siis nii-öelda, jah, ma ei tea, litsentsi võib-olla on seal veel kellegi, aga tema on ainuke aktiivne. Ja tema contesti ei teinud, aga ta kruttis bändi või kuidas ta meid seal üles leidis, võib-olla Aive või paar sõna vahele, sest ta sinu otsa ta tuli. Jaa, mina contestisin ja siis hakkas Tiino rääkima, ütles, et tema on ainuke Kossi saare amatöör, kindlasti tahab meiega sidet saada. Küsisin, et kas sa võistled? Ei, ma ei võistle, aga ma tahaks kindlasti sidet saada. Juba mingi järjekord oli tekkinud, kes tahtsid ka meiega sidet, aga siis ma kuulasin ära, mis tal rääkida oli. Panin kirja ja siis Sveniga ta vist sai ka contesti ajal sidet. Et pärast ma siis läksin poistele rääkima, et kuulge, et siuke lugu, et üks saare ainuke amatöör tahtis hullult sidet saada ja mis peale Rao ütles, et kuule, aga kui ta on saare ainuke, äkki saaks ta ka kokku, et oleks väga põnev. Ja siis ma hakkasin otsima QRZ-ist e-maili värki, saatsin kirja
ja läkski vist mingi 12 minutit mööda, kui juba kirjale oli vastus tulnud. Ja selgus, et tema ongi mingi 3 kilomeetrit Kossi linnast, siis ma kirjutasin, et ta küsis, kus meie oleme. Ma ütlesin, et ma ei tea aadressi, et me oleme siin ühes villas mäe otsas. Mäe otsas villas, siin ei ole aadressi. Ja siuke e-maili vahetus käis hästi tihe niimoodi, et suht kiiresti tuli vastus ja lõpuks siis saatsime need koordinaadid ja ta leidis meie aadressi ülesse ja leppisime kokku, et kui meil võistlus läbi saab, temal on vaja veel aiatöid päeval teha, et kui õhtu kell on 8, et siis ta tuleb meile külla. Ja siis ta andis oma mingisuguse, mingi oma sagedus oli talle, et kus käsikabulaga saab temaga rääkida. 2 meetril, jah. Ja seal on mõned pildid veel, vaatame, kas me jõuame. Et jah, sest Tino tuli meile külla ja Davis on üle võtnud edukalt ja uhkusega Delta Whisky rolli, oli meil kogu aeg köögis, sealt tuli head ja paremat. See lause ka, vaata, et Davis on... Delta Whisky Kitchen. Ei, Davis on parem kokku kui su ema. Õige, jah. See parool tuli ka meil sealt, et Davis on parem kokku kui sinu ema. Nii on. Okei, vaatame ruttu veel edasi, mis meil on. Ja peale kontesti siis mõnus jahutus siis basseinis, kus me saime siis kogu aeg hüpata sinna, et seal mingit sugust uhkemat basseini ei olnud, muidu seal ümberringi villadel olid mõistud vägevamad, aga meile sobis see väga hästi. Nüüd see on siin Sven. See on V-täht tegelikult. Sven Viktor. On V, aga või on ta vales polarisatsioonis? X, jah. Ta ongi X, aga see teine osa on V all. Siin veel mõned seiklused. Seal hästi palju oli selliseid, ma ei tea, kuidas need nimetatakse, mingid päevakruiisid. Päevakruiisid ja neid oli seal tõesti palju, vali millist tahad. Ja siis on üks lõpu õhtuüritus, see oli siis Kreeka õhtusöök. Sinna oli ka väga keeruline üldse piletit saada, aga see oli selles mõttes tore koht, et seal oli vein oli seal tasuta, nii et nii palju kui jõudsid, nii palju sai nagu sealt kraanist lasta. Ja siis seda me loomulikult siis kasutasime nii palju, kui meil oli aega. Ja see oli hästi suur, mul siin neid väga palju pilte pole, toidud olid rikkalikud. Kõik see tagumine, kõik see on nagu rahvast täis ja sellised pikad lauad ümberringi. Ja seal oli siis elav muusika, esinemised. Et siuke pidulik lõpuõhtu istumine siis. Edasi, jah, siis oli seal üks huvitav härrasmees, kes oli ka tarbinud normaalselt või ma ei tea palju, aga ta tegi meile hästi palju nalja, see onu seal. Täiesti suvaline onu, ma ei tea, kas ta tuli lihtsalt uksest sisse ja hakkas seal tantsima ja meie prellidele hakkas ta hoolega meeldima. Nii et siis meie prellid siis palusid siis temaga pilti teha. Niisugune muhe põline kreeklane või mingi meremees siis ilmselt endine või praegune. Juba ka kuskil lennukis siis tagasisõidul. Nii, ja nüüd ma ei tea, kas meil on aeg läbi või me paneme kiirelt veel, mis on? Kiirelt paneme selle... Väga hästi oli. 80 meetrit oli väga keeruline. 80 oli, aga saime siin kätte küll, Arboga saime. Seal oli, aga...
aga nii hoolega ei osanud nagu tähele panna, aga jah, alguses vaatasime, et kuidas me sealt levime, aga see 100 vatti low power, et kuna me olime ka multijaam, siis meid kuulis ja me kuulsime ise ka. Ja. Nii. See on selles, sa pead lohistama vist sinna poole parem. Talle nagu 2. Niimoodi. Vaba. Jaa, muidugi. Kattemat. No nii. Kuna ka FT8 ta töötab ju. Iga kord kutsub mind, kogu aeg kutsub. Jah. Ühesõnaga see Tino, siis tema on endine piloot või erapiloot, ise ta on, Aive räägib ikka rohkem temast. Jaa, ta oli silmaarst ja siis väikelennukite piloot. Ja sina tead siis, miks ta omale raadiokutsungi tegi? Jah, tal ei ole üldse mingit tehnilist tausta, aga ta nüüd mitukümmend aastat raadioamatöör ja põhjus oli siis selles, et kuna tal oli see oma erapraksis oli seal Kossi linnas kuskil, aga nende kodu oli selle saare teise otsas ja pere oli tal seal ja mõnikümmend aastat tagasi neil ei olnud seal isegi telefoni ja telefoni järjekord oli 5 aastat või isegi rohkem öeldi talle. Nii et siis ta oli sunnitud hakkama midagi nagu välja mõtlema, et kuidas nagu koduga ühendust pidada. Ja siis seal alguses tuli siis mingid siibiraadiod või mingid lingid ja mingid jagiantennid, ta siis ehitas sinna 2 punkti vahele ja hakkas nendega katsetama ja siis lõpuks leidis versiooni, kuidas siis nagu sidet sai kodustega. Ja sealt on ta siis sattunud siis nagu päris siis raadioamatööride keskkonda. Ja nüüd ta siis seal toimetab. Täna on tal telefon olemas kodus. Moobiltelefon oli tal ka. Ja. Meil või? Ja inimesi oli meil siis kokku 3 koos laste ja kõigega kokku meil oli 13. Palju meil kõik see eelarve kokku, no see villa maksis meile selleks mingiks 9-10 päeva, mitu ta oli meil seal. See oli kuskil 5 tonni oli see villa, mille eest me maksime siis see 10 päeva. See siis inimeste peale ära jagada, tuli siis seal mõned sajad per nägu. Lennukipiletid siin, jah, Davis ostis alguses ära, Aive ja Klaus ostsid kuskil vahepeal ja Traven. See on nüüd selle Tino lennuk siis, et ta lendab seal. Ja videod veel. Ja mina ise ostsin ka üsna viimasel hetkel lennukipiletid, nii et, ja ma ei tea, Rao ostis vist päris päev ennem, nii et seal keris ligi 4-kohaline number lennukipiletite peal juba üksinda. Nii et peaaegu. Edasi-tagasi. Ei, no oligi, räägin 1 päev ennem. 1 päev, eelmisel õhtul meil olid juba piletid ja me läksime ja siis, et tal mingid plaanid muutusid ja ta pidi teist kaudu ja mujalt tulema. Et jah, meil see kõige odavam ei olnud kogu see lugu, aga kuna ta niimoodi üle kändude meil lappama läks, siis aga ära me seal käisime. Ei, see on nüüd üks vanem video, me lihtsalt näitasime selle Tino seiklused siis või kuidas öeldes. Pigem põhjus, miks sellest lennundusest nagu juttu või miks me selle välja tõime, et ta rääkis oma seiklustes selles raames, et kui oli ultralühilaine välipäev, et siis ta seal ühe sõbraga ka oma väikese ridvaga suutis seal teistele niimoodi pika puuga ära teha. Sest kui sa ikkagi oled seal mõne kilomeetri kõrgusel ja saad juba need Aafrika otsi kätte, et siis teate lennukist. Jah, et kõigil on käpad püsti, et oot. Et kuidas sa nüüd nii siis tegid? Et selline omapärane kohtumine. Nii. Aeg läbi põhimõtteliselt, jah. Ma võtan kiiresti kokku Tallinna lennujaamaga, jah, seiklused.
et kuna kogu selle kola võtsime kaasa, kohvritega on lihtne, 2 varianti kohvril, kas ta on 23 kilo pagas või on ta 32 kilo, 32 on äärmine limiit, sellest ei saa grammiga üle minna, õigemini tegelikult 0,9, nad siis, kui nad kaaluvad veel 32,9, siis see veel läheb läbi, aga kui on juba 33 näitab, siis mitte mingil juhul seda üldse peale ei võtta, sest seal on Euroopa ja mis iganes töökaitse need õigusseadused või mis seal on, et see pagasi mees ühesõnaga ei tohi sellist asja tõsta, et siis on juba kargo. Et siis pakkisime asjad niimoodi, kuna meie need mastitorud oli siuke eripakend, ja sellist asja nagu nimekirjas ei ole, et sa võid seal eripagasiga tellida, sul võivad olla sportlastel need teivashüppeteibad ja ma ei tea, jalgrattad ja mis kõik imeasjad on võimalik sinna panna, langevarjurite need varjud ja hüpped ja see on kõik jumalast okei. Aga kuna meie läksime just sinna militaartsooni, siis meil oli veel öeldud, et kui vähegi võimalik, siis me peame tollima seal Kreekas. Ja meie need mastitorud olid pakitud ka või osad need vanad Vene sõjaväe mingi venekeelsete kirjadega, siuksed mingid bazooka-kotid umbes, eks ju. Et siis ma mingil juhul ei olnud huvitatud, et me ütleme lennujaamas, et meil on teivashüppeteibad siin, et pange sellega ja pärast teises otsas siis tahame tagasi tulla, siis et oot, mis asjad teil siin on. Ehk siis sai lennufirmaga kooskõlastatud ja lepitud, eraldi tellitud ja kinnitatud, et jah, meil on antennid, neil oli süsteemis sees, et need on antennid ja kinnitati kõik ära, sest nad pidid konfirmima siis 2 lennuki, ehk siis need selle edasisõit, mis meil läks Ateenast Kossile pluss Tallinn-Ateena alguses. Mõlemad ground handlingud pidid siis kinnitama, et jah, nad sellise mõõduga asjad võtavad peale, kuigi kõik oli alla 2 meetri limiidis, me veel saagisime oma masti lühemaks, et saaks täpselt selle 2 meetri sisse need jupid kõik ära panna. Ja tuli meil 1,90 midagi seal, kõik oli limiidis. Ja Tallinnas siis, kui check-in'i tegime, saime kohvrid kõik selle koguse juba läbi lastud, siis tädi seal krutib arvutit ja küsib, et ta näeb, et see pagas on, aga mis asi see on, ma ütlesin, et need on antennid. Et tal ei ole nimekirjas sellist asja, et ta ei saa selle kohta nagu tšekki teha, sest seda ei saanud ka ette maksta, sest seda pidi koha peal siis lennujaamas tasuma selles check-in'i selles. Summa oli meil ette antud juba, see oli 55 euri, üks ots ühele sellele suurele kotile ja see oli kõik okei. Aga nad ei saanud arvutist sealt seda tšekki kätte või kuidagi moodi kirjutada. Ja selle peale nad pakkusid, et aga me paneme siis mingid need teivashüppeteibad või mingid sportlaste need mingisugused asjad, mis iganes, mis mulle see ei sobinud kuidagi. Et mul on antennid. Kui klienditeenindusse helistasin selle Kreeka lennufirmasse, siis seal nad nägid kohe, jah, et need on antennid. Okay, aga Tallinnas nad kuidagi moodi ei saanud seda peale võetud. Tulid seal mingid managerid, supervisorid ja helistasid sinna tänna ja siis lõpuks nad lõid käega, ütlesid, võeti meil need asjad kõik tasuta peale, et nad ei saa arvutiga hakkama seal. Ühesõnaga, me mastid siis jõudsid kõik sinna siis tasuta põhimõtteliselt siis. Aga tagasi tulles oli teine lugu, siis hakkame tagasi tulema ja Kossil siis lennujaamas täpselt sama pull. Tädi küsib, mis on, ma ütlen antennid ja tal ei ole arvutis sellist asja, ta ei saa sealt tšekki teha. Ja siis me jaurasime seal ja siis oli juba hakkas boarding ja polnud veel sellest security'stki läbi läinud, et juba hakkas närviliseks muutuma asi seal ja siis nad ka, et nad ei tea, et kas selliseid asju üldse saab lennuki peale panna ja nii ja naa ja siis jälle sai seletatud seal, et me tulime ju sellega Tallinnast siia ja nüüd me läheme täpselt samamoodi tagasi ja kõik jutud ja siis läks seal ikka ka omajagu aega, nii et lõpuks siis, aga seal siis keevitati meile, siis lõpuks leiti mingi rida, mis neile siis sobis seal tšekki teha, välja kirjutada, aga seal keevitati meile siis topelt seda hinda. Nii et siis kokkuvõttes me olime täpselt nullis oma selles mõttes arvestusega ja saime asjad koju tagasi ka, nii et kõik asjad jõudsid ilusti kohale ja jäid terveks ja sellega läks siis niimoodi. Ja nüüd... Okay. Klausil on midagi? Ei. Klaus, su turisti ei tule või? Mida? Kellest olla? Ei tule täna. Jah, ma arvan, et kõigepealt teeme aplausi, et nad sellise vahva ettevõtluse tegid.